Tere pealelõunat, Riivo. Ma ei räägi teile Elioni kodujuhtimisest väga detailselt. Ma pigem tahaks teile võib-olla anda edasi sõnumi, mis rohkem puudutab, et mis see kogu selle tootearenduse ja turule toomise juures selline taju on olnud ja see ei ole mitte ainult selles mõttes nagu Eesti kontekst, vaid kuna see Elion on ühtlasi Telia ja Sonera grupi osa, siis me tegelikult seda tootearendust teeme laiemalt ka kogu regioonile ja meil on natukene niisugust võib-olla mõningaid märkusi teile edasi anda, mis me ise oleme selles protsessis kogenud. Päris alguseks võib-olla teeks teile sellise sissejuhatuse, et kui me vaatame seda Gartneri hype cycle'it või seda ootuste maailma, kus see tehnoloogia areng on, siis kui me vaatame siia sellist hoone automaatikat, kui me vaatame energiajuhtimist, siis see kaugeltki ei ole tegelikult see ootus veel läbi, et me oleme endiselt sellises tehnoloogia arengu faasis, me oleme pannud meeletut energiat erinevates maailma riikides sinna kohta, et kuidas tehnoloogia areneks, aga väga vähesed tegelikult on jõudnud selle asjaga kuidagi sellest sinna kliendi laia massi, et isegi mõned lahendused on veel sellised, mis ei ole isegi saavutanud sellist pettumuste veel põhja, et me näeme küll, eriti USA turu mõttes on palju tooteid juba siin viimased 2 aastat turul, nad on olnud sellised esimesed pääsukesed, kui me vaatame masstarbija seisukohalt, ja kui nad on olnud suhteliselt toored ja need ei ole osatud ka turundada ja müüa väga hästi, siis nad on natuke sellisele ootele jäänud ja on tegelikult tulemas uued ja paremad lahendused peale. Ehk me mingis mõttes oleme natuke sellises lõhes, et ühelt poolt me vaatame seestpoolt väljaspoole, et me teeme hästi palju sellist tehnoloogilist arendust, aga tegelikult on vähe kogemust selles suunas, et kuidas kaasata seda klientide ootust ja nendepoolset väärtuste vajadusest taju tegelikult nendele kodujuhtimise lahendustele laiemalt, ehk sellist väljast sissepoole vaatamist on suhteliselt vähe selles tehnoloogia arengus, isegi täna veel endiselt. Et eriti kui me võtame näiteks selle energia juhtimise või vaatame siin, kus näiteks Eesti seisab täna, ka energiaturu avanemise järgselt, siis tegelikult see areng on pigem aeganõudev ja inimestel ei ole täna ka kodus erinevaid lahendusi, kuidas seda energiaefektiivsust sealt saavutada. Et selles osas me näeme, et natuke Soome, Rootsi on energiaturu avamisega jõudnud kaugemale, aga ka nendel turgudel tegelikult ei ole sellist efektiivset energiajuhtimist kodu mõttes täna veel väga palju. Et selles mõttes mulle tundub, et meil on võimalus iseenesest innovatsiooni arenduse mõttes ka siia edasi panustada ja luua lahendusi, mis loovad tegelikult väärtuseid kogu meie regioonis. Ehk tsiteerides mõningad siin kuulsus on see, et kui me tahame tulevikku ennustada, siis on kõige mõistlikum seda ise tegelikult luua, ei ole mõtet siin oodata, et kuskilt see asi sünnib iseenesest. Kui me vaatame seda tehnoloogia adapteerimist, siis tegelikult me oleme hästi sellises innovaatorite sellises alguses võib-olla tasapisi liikumas siia esimeste selliste tehnofriikideni, kes selliste kodujuhtislahendusi või energiajuhtislahendusi kasutavad. Ehk me endiselt oleme situatsioonis, kus meil on terve hulk kasutajaid, kes on meie jaoks justkui tehnofriigid, kes ootavad nendelt toodetelt, nendelt lahendustelt hästi rikkalikku arvu võimalusi, mis see kodujuhtimise lahendus, energiajuhtimise lahendus peaks klientidele pakkuma. Aga me võimegi tegelikult nendele klientidele keskendudes lõputult neid tooteid seal muidku panna uusi ja uusi featuure või funktsionaalsuse juurde ja tegelikult me ei taju ära seda kohta, et kus on sellise massturu kliendi vajadus, sest kaugeltki seal ei ole nende klientide vajadus väga palju funktsionaalsuses. See on umbes sama efekt, et kui te vaatate mingisuguseid nutitelefone või mingisuguseid muid tehnoloogia arendusi, siis alguses tehakse hästi palju komplitseeritud ja paljude funktsionaalseid lahendusi, aga lõpuks massi jõuavad need tooted või lahendused, kus tegelikult on hästi kitsa väärtusega ja võimalikult lihtsalt lahendused, mis kasutajatele on ühelt poolt rahaliselt vastuvõetavad ja teiselt poolt lahendavad ära nende kõige olulisemaid probleeme. Ehk ei ole mõtet lõputult kinni olla selles arenduses, mis kogu aeg lisab uusi funktsionaalsusi juurde.
Ehk ütleme, ma olen mingis mõttes natuke selle kuristiku siin nagu ääre peal kohe jõudmas, ehk me peaksime hakkama tõmbama tagasi natuke neid nagu arendusi, mida nagu tehnofriigid täna meil küsivad. Ühelt poolt on see küll oluline neile nagu lahendusi pakkuda, kuna nad mõjutavad ka järgmiste tarbimisgruppide käitumist, aga tegelikult me peaks hakkama vaatama kliendi vaatest väljastpoolt nagu sissepoole, et millised on need kõige väärtust loomavad tegevused, mis neile korda nagu lähevad, sellepärast et muidu me lihtsalt ei saavuta seda kriitilist massi nende toodete kasutamises klientide vaatest ja siis meil nagu kukubki tegelikult mingil hetkel see turg ära. Et see on niisugune suhteliselt nagu klassikaline teooria, mis on tehnoloogiamaailmas juba tegelikult aastakümneid nagu eksisteerinud, aga ütleme, see on ka see, mida me tegelikult sellises nagu kodujuhtimises igapäevaselt täna väga selgelt nagu kogeme. Ja eriti kui me vaatame ka ütleme, see number hommikupoole, kes kuskilt ka läbi, et ütleme, uus ehitusi on seal mingi 1% elamufondist, renoveerimisi mingi 1,5%, siis tegelikult, kui me mõtleme lahenduste peale, mis tulevad alles uus ehituste või renoveerimistega, siis see kasv on seal võib-olla mõni protsent nagu aastas, aga tegelikult me tahaksime jõuda ju siin ütleme 5 või 10 aastaga oluliselt suurema hulga nagu klientideni ja need kaugeltki mitte kõik need kliendid ei hakka tegema mingisuguse ehituse renoveerimis nagu töödega. Teisest küljest, selle kuristiku ületamiseks on tihtipeale vaja, et see turg nagu toimiks. Ehk ütleme, täna kliendi tajus on selline olukord, et kui ei ole konkurentsi, ei ole ka nagu turgu. Ehk kui kliendil ei ole nagu taustsüsteemi, et ta saab valida lihtsaid kodujuhtimise tooteid, ta saab valida keerulisi hooneautomaatika nagu lahendusi, et ütleme, mida me peaksime tegema, on seda kliendi tajus seda tunnetust nagu rohkem nagu esile tõstma, et ta saab nagu aru, et tal ongi valida võimalikult erinevate lahenduste vahel, et ei ole niimoodi, et üks lahendus sobib nagu kõigile. Mõni inimene, kes ehitab uut maja, tahab niisugust nagu täisautomaatset nagu lahendust uue maja ehituse puhul, teine on see, kes elab kuskil võib-olla korteris või on mingid lihtsad nagu soovid, tahab lihtsamat lahendust, aga see kliendil peab olema see valik, et kui seda valikut ei ole, siis ta ei saa mitte kunagi öelda, kas see hind või see väärtus on asjas nagu tasakaalus. Et selles mõttes ma ütleks, et isegi Eesti positsioon on nagu selles mõttes suhteliselt nagu hea, et meil on tegelikult mõlemast nagu äärmusest nagu lahenduste nagu arendajaid, ja ma ei ütleks, et see kuidagi Põhjamaades oleks neid lahenduste pakkujaid nagu rohkem, et tehes nagu tegelikult tervel siin nagu turul nagu tööd selle nimel, et meil on pakkuda erinevast äärmustest lahendusi, siis tegelikult see kliendi taju ühel hetkel hakkab ka nagu tunduma, et jah, tal ongi turul olemas valikuid, mida siis kasutada. Kui me vaatame turundust, eriti sellise massni kliendi vaatest, siis see, mida me täna nagu teeme, on see, et me oleme keskendunud hästi sellisele ratsionaalsele poolele kogu selles turundusstrateegias või kliendile selles väärtuse pakkumises, et kas ta peab seal ütlema väga ratsionaalselt valikuid tegema, kuhu ta midagi investeerib, aga praktikas ta ise võib-olla teinekord kui tajuga, kõik kliendid teevad nagu otsuseid ka selles selle teise ajupoolkeraga, mis on pigem selline sotsiaalne või nagu subjektiivne, ehk kui te mõtlete näiteks autoreklaamile, teil ei tule ette kogu auto nagu spetsifikatsioon, kus vaatate, et siin on mingisugused modulaarsed tükid, millest see teie auto koosneb, ja vaatate autoreklaami, kuidas auto sõidab, kuidas pereisa on seal õnnelik selle sees, et teile müüakse emotsiooni ja kui see emotsioonimüük on teile tehtud, alles siis tegelikult te lähete tegema oma ratsionaalset optimeerimis nagu valikuid. Aga see on see, mida me suhteliselt harva selles masskliendile suunatud nagu turundustegevustest või müügitegevustest tähelepanu nagu pöörame, et me peaksime hakkama tasapisi liikuma nüüd sellest tehnoloogia, sellest kõverast nüüd tegelikult sellise masskommunikatsiooni mõttes nagu kliendi tajuni, et millist väärtust ja emotsiooni see talle nagu loob, ehk et me peame hakkama keskenduma rohkem sellisele paremale ajupoolkerale, et see talle nagu korda nagu läheks, sest muidu me öeldud, me ei saavuta tegelikult seda kriitilist massimist kasutajatest ja tegelikult meie kõik investeeringud ja pingutus sinna tehnoloogiasse ühel hetkel lihtsalt ei anna meile lõppkokkuvõttes nagu tulemust. Ehk ütleme, kui see on see pilt, mida me täna klientidele näitame, ta peab panema omale siia automootorisse piltlikult öeldes kõik komponendid nagu kokku, mis on nagu õige asi, et ühel hetkel peab seda asja nagu tegema, aga me peame talle teisest küljest rääkima ka neid kasutuslugusid, et mis talle nagu väärtust toovad, et miks talle see asi nagu oluline on, sellepärast et see on see käivitaja, mis tõmbab selle inimese alguses nagu käima ja siis ta läheb alles neid komponente sinna nagu valima. Ja siin tegelikult ei oma selles mõttes nagu tähtsus, kas ta valib selle mingi lihtsa toote või lahenduse või valib keerukama toote või lahenduse, aga turundusstrateegias tundub, et see on nagu see koht, kus kõigil on hästi raske olnud ja ütleme, ma ütleks, et võib-olla Eesti on alles siin
kaugeltki pole nagu esimesed, ütleme, eriti kui ma vaatan näiteks mingit Inglismaa või Ameerika turgu, kus seda asja on juba siin paar aastat nagu aetud, siis seal on ka, ütleme, et jah, et on olnud ühelt poolt see tehnoloogiline keerukus, aga teiselt poolt ka seda turunduspoolt on nagu päris raske olnud nagu nendel tegelikult seal müükidel nagu ära tajuda, et kuidas see kliendini see asi viia. Ehk tegelikult läbi nende kasutuslugude ja nende näidete, mis reaalsuses on kellelgi nagu kuskil kogemuses nagu tekkinud, täna meil neid väga palju veel ei ole, aga esimesed pääsukesed hakkavad nagu tulema, et tegelikult neid tasus rohkem kliendi tajus nagu rääkida, et hakata seda nii-öelda kliendide teadlikkust nagu tõstma, sellepärast et meie enda kogemus nii Eesti kui Soome turul näiteks täna ütleb seda, et kui me räägime mingisuguse 100 kliendiga nagu läbi, siis võib-olla 10% teab hästi, 30% midagi kuulnud, aga üle 50-60% pole ütleb, et me ei tea mitte midagi, et pole ennem kuulnud sellisest maailmast, mis näitab, et see kliendi teadlikkus tegelikult sellise kodujuhtimise või hoonete juhtimise või energiaefektiivsuse vallas on tegelikult suhteliselt madal. Et sealt me ei jõua isegi järgmise sammu, et mis see konkreetne see kliendi nii-öelda vajadus või mis see hind võiks nagu olla, et meil on kõigepealt see esimene samm nagu ära teha see kliendi teadlikkuse nagu mõttes. Ja tegelikult siin on nagu, kuna ettevõtted on nagu mitmed, kes samas vallas nagu töötavad, et siis lihtsalt rohkem tähelepanu sellele kliendi nii-öelda harimisele ja kommunikatsioonile nagu suunata. On küll mõned ingliskeelsed slaidid, aga mõtted, mis siin kõige enam nagu korduvad, on nagu see, et kliendid tihtipeale vaatavad küll selle lahenduse nagu tervikpilti, et mis see teile kogu väärtusena looks, aga tihtipeale nad ikkagi alustavad ühest või teisest konkreetsest funktsionaalsusest, et kas siis nagu rahaliselt või vajadused nad ei vaja kõiki neid lahendusi ühe korraga. Kliendi jaoks pigem on olemas see teadmine, et kui ma tahan, siis ma saan siin asju nagu juurde panna või juurde võtta või midagi hiljem nagu ära võtta, aga et see nii-öelda algne tunnetus selle lahenduse võimekuse mõttes oleks nagu suurem. Mis me ise oleme tajunud, on see, et kui me alguses arvasime, et ütleme, arvestades, et turvaturg on nagu suhteliselt nagu täis, et selline turvalisus või koduste heaolu, mitte et seal on tegelikult kaks poolt, et seal on nagu üks poolt on nagu varakaitse ja selle ennetus, teiselt poolt on selliste lähedaste nagu heaolu, siis kui me alguses arvasime, et äkki mingi 70% sellele läheb korda, täna ütleks, et see on ikkagi suhteliselt suur osa, et kuskil üle 90% klientidest on neid, kellele siis nii-öelda see turvalisus läheb korda. Sellepärast, et seal on olemas võrdluspilt, on olemas turvateenuste pakkujad, neil on selgelt võrreldav seal nagu hind, neil tekib seda taju, kas see nagu hinna ja väärtuse suhe on nagu paigas. Et nad saavad seda asja nagu hinnata. Kui me vaatame niisugust nagu video poolt, siis seal on pigem see, et video ei ole selles mõttes nii väga nagu päti kaamerasse püüdmiseks, vaid seal on hästi palju teisi aspekte ka, et näiteks, kas ma vaatan, mis need lapsed selle kodus teevad või ma vaatan, mis see lapsehoidja teeb või ma vaatan mingisugust vana inimest, aga see on pigem see emotsioon, mis kliendi tajus nagu on. Mitte sellepärast, et see looks nagu meeletut majanduslikku väärtust talle, aga see on nagu emotsioon ja see rikastab kogu seda pilti, mis selle kodus tegelikult nagu tuleb nagu pildi keeles, ilma et sa peaks mingisugused meeletud nagu arvutusi seal tegema. Kui me vaatame siis kolmandat aspekti, mis puudutab sellist energia jälgimist, selles suhtes on selgelt eristuv segment, on kõik sellised nagu eramajapidamised, ütleme, kelle juures selline võib-olla kuuarve on see mingisugune, ütleme, 60-70 eurot keskmiselt kuus on ju aasta lõikes ja sealt edasi, sealt hakkab väga selgelt inimestel tekkima nagu soov ja vajadus, et oma energiakuludega nagu tegeleda, sest sealt juba, ütleme, 10 või 20% nagu sääst annab nagu olulise nagu majandusliku efekti ja tekib ka nii-öelda tasuvus nagu mõte. Et kui on tegu mingi pensionäriga, kelle elektriarve mingi 25 või 35 eurot, ta ei hakka selle mitte kunagi nagu pingutama, et see on rohkem selgelt niisugune eramajade teema. Aga mis on klientidel seal probleem on see, et see nii-öelda võrdlus sinna kõrvale, see taustsüsteem puudub, et neil on raske hinnata, et kas see pakutavad lahendused on nagu piisavalt head või halvad, et mis on see nii-öelda võimaluste arv seal sees ja mis on see investeering, mis nad sisse tegema peavad. Kui see taustsüsteemi väga nagu ei ole, siis on ollakse selles vallas ka väga skeptilised ja siin on nagu öeldud, et tegelikult ka Soome ja Rootsi turul ei ole see kaugeltki väga eriti nagu arenenud, kuigi seal on tehtud sellised olukorrad, kus nii-öelda börsipõhine näiteks hinnapakkumine on olnud juba mõnda aega turul ja ka isegi seal on mõned nii-öelda elektriettevõtted tegelikult panevad klientidele neid energia mõõtmise displeisid ja asju, aga ikkagi ütleme, kui nende pakkujaid on turul mingi 1-2, ei ole seda turutunnetust ja klient ei oska hinnata, kas see on piisavalt hea või halb, et see on kindlasti valdkond, kus nagu kliendi huvi on, aga mis ma ütleks, et veel väga kiiresti tõenäoliselt ei hakka nagu arenema. Et võib-olla siis ka, kui Eestit tuleb nii-öelda, ütleme selline tunnipõhine börsielektri nii-öelda hinnastamispaketid ja arvutus nagu laiematesse massidesse, et võib-olla siis on see asi, mis hakkab siis Eestis ka rohkem nagu tööle. Hästi oluline kliendi vaatest
on ka teemad, nagu, mis puudutavad sellist kvaliteedi ja teeninduse tuge, sellepärast et isegi kui need lahendused on nagu lihtsad, siis paraku on tegu võrdlemisi uute asjadega, kus nii-öelda naabrimehel ka veel seda lahendust ei ole kuskilt nagu teiste käest nagu küsida, et ainukene asi, kus najal nad tegelikult ripuvad, ongi siis need seadmed, samad nagu kas siis seadmete müüjad või teenuse osutajad, et ütleme, see kvaliteedi teemadega tegelemine ja nii-öelda toe pakkumine on ülioluline. Ja siit me jõuame tagasi teise nagu probleemistikku, et kui need funktsionaalsus on hästi palju, siis tõenäoliselt võib olla seal teatud nagu kvaliteedi ja teema probleeme, ehk et nendega tuleb hästi palju nagu tegeleda. Ja muidugi, mis veel on kindlasti päris suur nagu valukoht, on selline hinnabarjäär või sisenemise barjäär, et kust inimesed sinna sisse saavad neid lahendusi endale hankida. Ega siin niisugust nagu head mudelit ei olegi, et tõenäoliselt need algsed lahendused ongi võrdlemisi nagu kallid ja sellepärast pigem on see, et lasta klientidel nii-öelda jupphaaval nende investeeringutega tegeleda ja kasvada, et mitte, et ta peaks kogu seda investeeringut ühe korraga ära tegema. Veel võib-olla mõned märkused võib-olla, kui me vaatame nagu siin teisi turge ja nii-öelda kliendi tagasisidet ja ootusi, mis me oleme erinevate uuringutega teinud, siis ma ütleks, et siin ütleme Läänemere regioon, et võtame Põhjamaad või siin Eesti, Läti, Leedu või Venemaa turg, siis need ei ole nagu meeletult erinevad need lahendused, et suhteliselt samasugused ootused. Kuigi seal on ka, ütleme, üllatavad asju, et näiteks kui soomlaste käest küsiti, et kas sa tahaksid oma sauna kaugelt juhtida, sa ütlesid, et ei, milleks. Et mul ei ole vaja, et see on mu vaba aeg, ma lähen sinna mökkisse ja ma panen oma sauna puiduga või millegi elektriga küdema, aga mul on aega selle jaoks. Küll aga nad tahavad saada näiteks, et kui nad lähevad suvilasse, panevad kaugelt oma suvile ennem sooja või teevad seal kütte vee soojaks või võib-olla jälgivad seal, et kas mingisugust tormiolukorras kuskil ei ole mingisugust jama juhtunud, aga ütleme, et selliseid ootusi ka erinevate turgude mõttes kindlasti tasub klientide käest nagu küsida, et mõni asi tundub hästi elementaarne, soomlased saunarahvas, ei ma sauna kaugelt juhtida, ei ole. Et tegelikult selliseid detaile ujub siit-sealt ujub veel nagu välja, et kuhu võib-olla nagu tasuks nagu rõhku panna. Päris palju sellist ootust on ka, ütleme, et vähemalt algse sisendi mõttes on see, et kui klient saab midagi ise installeerida või teha, et tihtipeale on see, et okei, ja seadmete kulu ma veel kannatan ära, aga ma mõtlen, et võib-olla mul seal nagu tehnik, kes teeb mul seal terve päev või mitu päeva nagu tööd, mis toob päris palju nagu kulu nagu kaasa, siis see on nagu ohukoht, kus nad ütlevad, et see võib osutuda nende jaoks selliseks nagu blokkeriks, et sellepärast ma jätan selle nii-öelda investeeringu nendesse seadmetesse nagu tegemata, kuna sealt kaasnev nagu kulu on nagu hästi suur. Et tihtipeale võib-olla see töömaht ei olegi niivõrd suur, et tasub kliendile see nii-öelda ära selgitada, et see ei ole nagu väga mahukas, aga ütleme, see võib olla vahest nagu see barjäär, et kuhu taha nad kinni komistavad. Et selle mõttes on võib-olla vahest anda nagu vihje, et alusta 1 või 2 tükiga, pane see asi ise tööle, vaata, kas asi toimib, ja siis sealt edasi nagu kasvada, et jätta kliendile see kasvamise nagu võimalus. Sest mida nagu telekomi operaatorina me igapäevana jääme, et ma ei tea, meil on seal ütleme kuus, meil on seal mingisugune üldse igasugused tehnikuvisiit on seal, ma ei tea, mitu tuhat nagu kokku ja loomulikult on seal hästi palju nagu muid tõrkeid nagu ka, et küll on selle kliendiga kokkuleppimise aeg, et kuidas sinna jõuda, küll on siis tasustamise küsimused, siis on igasugused paigalduste nüansid, mida see klient seal nagu tahab, et tegelikult see on kliendi jaoks igasugune tehnikuvisiit on suhteliselt nagu nii aja kui rahakulukas nagu tegevus, et kui nad midagi saavad ise teha, siis tehke toode niivõrd lihtsaks, et see tegelikult ka reaalselt oleks kliendi poolt ise paigaldatav. Ja loomulikult, mis neile üldse ei meeldi see, et kui kuskilt mingi kaabel jookseb, nad on nõus maksma 3 korda suuremat nagu hinda, aga nad tahavad vältida igasugust siseinteriori lõhkumist või kuskilt kaabli vedamist, et vahet pole, on see mingi kodujuhtimise seade või on see mingi internetikaabel, kui see kuskilt vaibalt läbi jookseb, siis on nagu jama, siis on nagu ei, ärge tulge mulle oma nagu lahendusega. Et selle peale kindlasti tasub nagu mõelda, midagi saab nagu raadioteel teha, jah, ta ei ole võib-olla nii töökindel kui mingi traadiga asi, aga vähemalt selle peale nagu mõelda või väga hästi ära argumenteerida kliendi jaoks, et mis see lahenduse erisus on. Siis üks hästi huvitav asi on see, et kui me võime öelda, et valdavalt on meie, ütleme, selliste kodujuhtimise lahenduste klient on pigem nooremapoolne või keskealine meesterahvas, kes saab selle esimesel nagu tunde kätte, siis tegelikult ei tasu ära unustada neid naisterahvaid seal kõrval, see on umbes sama juhtum, et kui lähete autopoodi, mees teeb müügimehega kõik autojutu ära ja siis naine ütleb seal kõrval, et
aga see müügi, mis minuga ei rääkinud kordagi, isegi küsin, mis värvi see auto võiks nagu olla, ja selle peale naine solvub ja siis seda lahendust, seda müügijuhtumist, ütleme müügi close imist tegelikult nagu ei juhtu. Et tuleb panustada ka sellele, et need kasutajalood, mida te klientidele nagu räägite, ta peab olema küll jah, et meesterahvas on see, kes võtab selle nagu jutu nagu ülesse, aga ta peab kõnetama tegelikult kõiki neid pereliikmete nagu väärtuse vajadusi, sellepärast et see on nagu piisavalt suur otsus oma kodus teatud muutust tegemiseks, et mees toob jälle uue tehnikapidina, et see vajab ka nii-öelda perekondlikku nagu terviklikku aktsepti, et seda ei tohiks ka nii-öelda sellises kliendi suhtluses tähelepanuta nagu jätta, et see kindlasti on oluline. Ja mis on hästi palju veel välja tulnud, on selline turvalisusteema, et kui alguses alati tundub, et näiteks kui müüakse näiteks mingeid seadmeid, et siis seadmete müüjatel tavaliselt seda probleemi pole, müüb selle seadme ära ja alles klient pärast hiljem avastab, et mingi turvalisuse puudujääk on. Et kui te teete mingisugust teenuse pakkumist kliendile, siis teil seda lõbu või luksust nagu ei ole, et siis et iga kord, kui tekib mingisugune turvalisuse kahtluse uss või mingisugune probleem, siis ta tegelikult hakkab teile sellega pinda käima, et kuule, kas ikka see ühendus on turvaline, kas see asi on turvaline, kas ta ikka hoiate mu andmeid turvaliselt, et kui me eriti kuskil veel neid pilves asju hoiame, et see turvalisusega ja privaatsusega juures käiv selline küsimuste vool on tegelikult nagu lõputu, et kindlasti juba toote nagu disainimises sellele üsna palju nagu tähelepanu pöörata, et kuna me oleme avamas mingis mõttes nagu Pandora laeka, et kui me ütleme täna piltlikult öeldes, jah, me teame, kellele klient helistab, kus ta internetis surfab, nii me teame veel mingisugust informatsiooni, et mis tal kodus nagu toimub, et see on oluliselt nii-öelda tundlikum informatsioon kui võib-olla see, et kellega ta seal parajasti nagu suhtleb, et selles mõttes selles vallas tasuks ka nagu ühelt poolt toote disaini panna nagu rõhku, aga teiselt poolt ka kliendi kommunikatsioonis, et kuhu ta peaks, et mis peaks olema need selgitused kliendile, et mida tema kohta kogutakse, mida tema kohta kindlasti ei koguta ja kuidas seda kasutada nagu saab. Et sellised põhilised väljakutsed võib-olla ongi see, et seda kasutajate või klientide harimist teha, et meil oleks neid kliente tegelikult sellises kodujuhtimises või ütleme hoonejuhtimises nagu rohkem, on kindlasti sellised nagu kasutajalood, et kõikidel, kes te selles nagu vallas nagu tegutsete, on kindlasti olemas mingid oma lood, on olemas mingisuguste sõprade lood, kes teie lahendust kasutavad, et tegelikult neid rohkem ja rohkem klientideni nagu viia, sellepärast need on nagu asjad, mis tõmbavad inimesi nagu käima, et nad ei lähe valima mingeid hunnikuid seadmeid kuskilt, vaid tegelikult läbi nende kasutuskogemuste võtavad selle asja omaks. Teine asi kindlasti on väärtuste asi, et nagu öeldud, et sellised reaalselt väärtust loovad asjad on tõesti, kas siis ühelt poolt on see reaalselt säästetav kulu energiamaailmas või on siis see reaalselt tunnetatav nii-öelda turvalisustunne või mingi väga tugev emotsioon, et mida ongi rahast võib-olla raske nagu arvutada, aga mis talle tundub, et selle kliendile väärtust nagu loob. Et kui ta täna helistab lastele, aga kui ta saab sinna kõrvale võtta ka mingisuguse videopildi, siis on tema jaoks nagu reaalne nagu väärtus, mida ta nagu tunnetab, et leida need väärtuspunktid kõige rohkem nagu üles, millele siis tegelikult sellise müügi ja kommunikatsiooni mõttes rõhuasetust nagu teha, et saada see kliendi kontakt kätte. Ja sealt edasi minna juba konkreetse lahenduse pakkumisse on märksa kergem, kui üldse seda kontakti mitte saavutada. Siis kindlasti, nagu öeldud, et sellise nagu võrdluse loomine, et kindlasti ei ole keegi meist nagu ainuke nagu pakkuja nagu turul, aga ütleme, see on täiesti normaalne, et klient küsib ka tegelikult konkurenti lahenduse kohta ja üldiselt on neid nagu hea nagu teada ja siis tegelikult ongi see, et klient saab selle valiku varem või hiljem teha sinu kasuks, et kui ta ei tee seda alguses, ei pruugi teha seda hiljem, aga tegelikult on mõistlik seda turgu ka ise natuke juba tunnetada, mis erinevad tootjad selles vallas nagu pakuvad. Võtame näiteks mingisuguste, meil on hästi suur turg kõrval näiteks, kui me võtame videolahendusi, meeletult palju IP-kaamerad on täna nagu pakkumises. Hästi palju on. Kui me vaatame keskmist klienti, siis ta ei lähe sellepärast sinna seda IP-kaamerat tõenäoliselt nagu võtma. Esiteks, kuna ta täpselt ei tea, kelle juurde minna ja kui ta hakkab nagu mõtlema, et kuidas seda asja nagu paigaldada, siis ta peab hakkama seal tegema mingisuguste ruuteri portide suunamist ja dünaamilisi IP-aadresse. See ei ole asi, mida keskmine kasutaja nagu teeb. Tema ütleb, et kaamera, panen võrku, tahan, et töötab. Ja kui ta siis nagu ei tööta, siis tegelikult ongi see koht, kus ta tegelikult tahab saada nagu lihtsaid lahendusi, mis hakkavad kohe tööle, kui ta asja karbist välja võtab. Et tegelikult on nagu hea, kui me seda nii-öelda turupilti võrdlust nagu teame. Ja loomulikult Tehnofreak läheb võtabki omale mingisuguse kõige vingima IP-kaamera kõige suurema summa eest, aga keskmine tarbija jällegi nagu mitte, et seal tasub neid asju nagu vaadata niimoodi. Võib-olla mis veel selline oluline asi on see, et võtta maha kliendilt selline esmase kasutuselevõttu nagu hirm, et tihtipeale
kliendid vaatavad igat uut tehnoloogiat, ei, mina sellega küll hakkama ei saa, see minu jaoks liiga nagu keerukas, et tihtipeale tegelikult, kui te olete nagu hea toote või lahenduse teinud, siis et selle paari näidisega või kasutusõpetusega see kirjeldus kliendile ära anda, kuidas selle asja kasutusele võtmine nagu käib, et see hirm nagu maha võtta. Et ega alguses olid ka nutitelefonid suhteliselt keeruka kasutusliidesega, ühel hetkel läksid nagu lihtsamaks ja täna nad nagu üsna lihtsalt, isegi me vaatame, et mingi mõnem põlvkond inimesed saab nendega juba täiesti hästi nagu hakkama. Ja seal nagu päeva lõpus vahet ei ole, kas klient paneb sealt tahvelarvutust omal tule põlema või paneb sealt seina peal sellest nupust, nad on selle nõus nagu ära õppima. Küll on neil võib-olla keerukas, et jah, et nad ei logi sul kuskile arvutisse sisse ja hakka selle hiirega kuskilt nuppu taga ajama, et seda tuld nagu põlema panna, et see ei ole nende jaoks nagu normaalne, sellepärast ka nii-öelda need mobiilsed kasutusliidesed nagu mobiiltelefonid ja tahvelarvutid tegelikult sobivad kõikidele segmentidele nagu väga hästi ja sinna tegelikult suunata ka selline kasutusliideste nagu maailm. Ja pigem seal ka teha niimoodi, et ekraanil on pigem vähem asju korraga, kui on palju asju korraga, sellepärast et mida rohkem keerukust seal nagu on, seda nii-öelda raskemaks selle kliendi õpetamine nagu läheb, et pigem kasvada natuke nagu ajas nendest lihtsamatest lahendustest keerukamateks. Vot, selline ülevaade minu poolt teile.